Kaidi Kert juba 2 päeva pärast reede õhtul toimub virtuaalne õhtusöök restoranis Salt. Igaüks, kes soovib osaleda, saab endale koju tellida restorani poolt ettevalmistatud toidu ja sellega sobivad veinid. Sina need veinid valisid. Räägi lähemalt, mis õhtul lauale pannakse. No eks me lähtusime sellest, et saaks kõikide veinisõprade soovid rahuldatud, et oleks nii natukene mullitavat veini, kui oleks punast ja valget. Ja loomulikult, kuna olukord on natukene teistmoodi, ehk et võib-olla ei saa päris nautida sellist tüüpilist võimalust restoranides valida endale igale käigule sobiv vein, siis me läksimegi seda teed, et valisime sellised joogid, mis suudaksid läbivalt neid käike siis korralikult sellise hea kuulsuse saavutada. Ja need veinid on pisut ka sellised võib-olla natukene teistmoodi, omapärased, mida ei ole ka turult niivõrd laialdaselt saada, et oleks samas ka põnev nautida neid uusi veine koos Saldi imepäraste jookidega. Ja räägi nendest, millised nad on, mis veinid on? Alustame nii nagu ikka. Igal ka veinidegustatsioonidel alati alustatakse mullitavast joogist alustame meiegi. Ja Tiinaga me mõtlesime pikalt, et kas me paneme šampanja või paneme kaava või paneme hoopis midagi muud, aga valikuks osutus Prosecco. Nüüd paljud mõtlevad, et see on ju nii teada-tuntud, leierdatud, igalt poolt saadaval, aga meie valikus on üks hästi vahva tore Prosecco. Ma tõstan selle siia üles ka, et siis on kenasti nagu etiketti näha. Miks me selle valisime? On see, et see on päris esimene biodünaamiline Prosecco ja teatavasti eks see roheline mõtlemine on kõigile meile oluline ja peaks olemagi ka tulevikus olulisem. Ja see oli tõepoolest esimene Prosecco maja, kes hakkas siis viljelema mitte ainult orgaanilist veinivalmistamismeetodit, vaid biodünaamilist, ehk et siis kaaslas taimed, loomakesed istanduste vahel, kõik sinna jutukesed juurde. Ja tegemist on sellise armsa väikse perekonnale kuuluva majaga ja nende eesmärgiks ongi teha ainult siis DOCG kategooria, ehk siis kõige kõrgema Itaalia kvaliteediastmes rahuveine ja valmivad nad siis 100% sellisest viinamere sordikesest nagu Glera. Kes veel ei tea, siis Proseccod peavad alati olema valmistatud Glera viinamere sordist ja miinimum peab seda olema seal sees 85%, aga siin on ta siis puhas 100% Glera. Ja tegemist on siis eraldi aia Proseccoga. Tuleb ta piirkonnast Valdobianede. See on selline hea keeleharjutus ka, et kui nüüd olete õhtusöögi kõrvale palju seda mulli nautinud, siis võite 10 korda hästi kiiresti proovida Valdobianede öelda, vaadata, kas tuleb välja või mitte, et siis saate aru, kas võite veel ühe pudeli avada või pigem jätta homseks. Ja Valdobianede, miks ma seda ka nii mitu korda kordan, see on väga oluline, et teinekord, kui te olete kas siis veebipoes shoplemas või kuskil poes ja mõtlete, missugust Proseccot nautida, siis need kõik see paremad ja kõige toredamad Proseccod just nimelt tulevadki Valdobianede ja Conegliano aladelt, ehk et see on siis see DOCG kõige tähtsam ala. Ja selle mulliga saab läbivalt kõik toredasti selle õhtusöögi kuni lõpuni välja ära nautida, et natukene siis tiiserit ka, et tegemist on sellise hästi virsikulise ja sellise mõnusa kollase õuna nüansiga vahuveiniga, mis on äärmiselt puuviljane, väga hea mulli tasakaaluga ja väga hea happe tasakaaluga. Nii et kohe kindlasti ma kardan, et sellega võib juhtuda nii, et kui proovid, siis juurdegi soovid. Väga hea, aga siis sul on veel teised veinid ka. No ikka, ega siis ma pean ju vaatama, et ka need puna- ja valgeveini sõbrad saaksid kenasti hoitud sellel hullumeelsel ideel, mis meil siin Saldiga koostöös toimub. Ja kohe ma tõstan siit selle Proseccoke seest ära ja võtame näiteks valge. Vot nii, selline ilus kevadine pudel ka. Ehk et valgeveiniga me mõtlesime, et võiks olla sellist natukene kevadist hõngu ja sellist Vahemereäärset kliimat siia ka ja tulemuseks sai, et vein, mis sobib kõik nende roogadega väga kenasti, on siis valmistatud Alvarinho viinamere sordist. No mina tohutult armastan seda viinamere sorti ja mul oli hea meel, et
et Tiina nõustus ka selle veinikese oma toitude kõrvale panema. Alvarinho siis tuleb Hispaaniast, Riiast Paikste piirkonnast ja see ongi siis Vahemereäärne piirkond, nii et kui ta selle pudeli lahti teete ja selle veini sinna klaasi valate, siis sa justkui nagu tunned seda merehõngu, seda kerget soolasust ja seda mineraalsust ja soolasust muideks on ka selles veinis tunda, sest see pinnas mõjutab nii palju. Ja nagu näha on, siis etiketi pealt võib ka järeldada, et ta on imetabane selline hea kalaroogade ja mereandide veiks, et meil on nüüd ilm ka selline toredasti kevadine ja kui teha üks värske salat, olgu ta siis kas lõhega või krevettidega, siis ei ole paremat kooslust. Ja ta on kuiva tekstuuriga, väga kergesti nauditav ja ma usun, et on hea kompliment sellele õhtusöögile kindlasti. Juba tekkis isu selle veini järele, aga sul on veel ka punane vein varuks. Punane on ka ja punasega on ka siuke lugu, et ka see sai valitud ikka selline, et mida tahaks võib-olla pikemalt nautida, et kui õhtusöök on otsa saanud ja tuleb see selline võib-olla itaallastele kombekohane selline digestiivi osa, eks ole, siis see vein ajab selle ka ära. Nii et tema on selline mediteerimise vein samuti, et kui õhtusöök on söödud, saab sellega ka jätkata. Ja viimaseks siis jääbki meil Itaalia punane, nimi on tal Bufera, tuleb ta Villedi Antane veinimaitsuke pisikene perele kuuluv majakene ja valmib siis sellises huvitavas kombos, ehk et siin on suurem protsentuaalselt on Veneto piirkonna oma sordid, see on siis Corvina Rondinella ja natukene siis pikitakse sinna sisse ka merlood. Ja see vein on küpseb tammevoodis 12 kuukest ja tulemuseks on selline äärmiselt pehmete tanniinidega, see on natukene isegi šokolaadine, selliste nagu magusate vürtsidega punane vein. Selle veini omapära on ka jällegi see, et sellega sa võid minna läbi õhtusöögi kuni magustoiduni välja ja kui on eriti veel tumedat šokolaadi näiteks kasutatud magustoidu valmistamisel, siis ideaalne kooslus või tugevad juustukesed. Bufera on siis selline tore punane vein, mis väga hästi toob selle Itaalia iseloomu ja emotsioonid välja, nii et sellest hetkest, kui sinna klaasi läheb kuni lõpuni, ta pakub erinevaid emotsioone, ta nagu kameeleon, ta muutub iga sekund ja kui ta nüüd kodus ikkagi on olemas suured korralikud punase veini klaasid, siis see vein on nüüd see vein, mis tahaks sinna suurde klaasi saada ja siis ta ennast avab meile nagu päevaliil aina rohkem ja rohkem. Ja oluline veel, et loodetavasti need veinid jõuavad piisava ajavaruga koos toiduga teile sinna laua peale ka, et enne õhtusööki jõuaksite vähemasti 15-20 minutit selle pudeli avada, ehk et talle isegi ka pudelis natukene õhku anda. Ja kellel dekanter kodus on, võite ka seda kasutada ja dekanteerida, et teha endale selline tõeline restorani. Kõik kolm on väga head toiduveinid ja soovitusest saan aru, et õige olekski võtta kõik kolm, samal õhtul ära ei lähe, aga järgmistel õhtutel küll. Sa oled ise ka sellel virtuaalsel õhtusöögil reedel kohal. Millise kolmest sina avad ise? Nii, see on nüüd keeruline küsimus, et ma ütleks kohe, et kõik kolm. Kõik kolm läheks avamisele minu poolt. Raske on valida seda ühte. Aga nüüd sõltub iseenesest sinu enda emotsioonist või sellest ka meeleolust, et mida sa parajasti tahad avada. Ma arvan, et iga see vein on väärt avamist, ütleme nii. Aga suure mullisõbrana loomulikult ma alustaksin mullist ja kohal olen ma kindlasti. Muideks väikse vaheremargina, et üks mu tore sõber küsis, kui ta nägi, et see üritus on avalikuks saanud, ta küsis mu käest, et oi Kaidi, et kas see tähendab seda, et tõesti sa iga ukse taha selle valge rätikuga tuled enne seda õhtusöögi algust ja valad meile selle veiniklaasi ka. Ja ma ütlesin, et oi, et ma kardan, ma vist ei jõua, aga mõte oli hea. Äkki paneks autole hääled sisse, võtaks need pudelid ja käiks kõik need kohad läbi ja valaks ise klaasi, see oleks ju tore, eks? Oleks tore ja reedel näeme, mina osalen ka kindlasti ja hoian ukse lahti, et kui sa autoga tuled, siis saaksid välja valada. Imeline, ma juba väga ootan seda reedet ja ma loodan, et sellest tuleb midagi, mida võiks tulevikus parata.
Just, aitäh ja kohtumiseni reede! Teeme nii, aitäh, ilusat päeva!